Tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna siis teeme jälle sellise istumise video ja täna mul on telefonis kirjutatud üles, et täna siis video on siis selline, kus ma räägingi nagu põhimõtteliselt asjadest, mis ma nagu olen beebiga siis 4 kuu jooksul kasutanud, mis on nagu kõige rohkem kasutust leidnud siin, et milleta nagu ma ei saaks hakkama või saaks, aga milleta oleks väga palju keerulisem. Esimeseks asjaks siis ongi põhimõtteliselt see tegevusmatt, et nagu see on praegu lihtsalt, kui ta juba asju katsub ja tahab mängida, siis see on lihtsalt praegu kõige parem asi. Siis teiseks asjaks on muidugi beebibjörn, see on ka üks vaieldamatu lemmik meil, et iga päev seal kiigub ja kulutab oma energiat ja siis selles mõttes, et kui ta ei taha mati peal olla ja paned ma giga, või ma kutsun seda giga kakaks beebibjörni, siis seal ta on ikkagi nagu rahulik. Kolmandaks on pipsilutid, meie kasutame siis pipsilutte, et need on nagu praegu kõige paremini sobinud, muidugi päris nagu, ma ei ole palju proovinud ka, nii et nagu toimib, võtab, sobib. Siis on ka, kuna ma imetan rinnaga, siis minu jaoks on üks nagu vaieldamatu lemmik ja milleta ma ei saa, on piimakoguja. Ehk siis kui toidan ühest, siis teisest lekib ja siis ma panengi selle piimakoguja, ma panen pildi siia, et millist ma kasutan ja ma panen lingid ka kõik muidugi alla. Rinnapump, mina kasutan siis seda Lola ja Lükka on vist või? Lola ja Lükka seda rinnapumpa, et ostsingi selle imetamis mingi paki ja siis sealt oli selline nagu kotikene ka kaasa, nii et nagu ma saangi põhimõtteliselt, see on selline külmakott, et saan siis sellega võtta ka piima kaasa ja siis kõik mu need pumba asjad on ka siin, et ma kasutan seda, aga muud on ka hästi palju erinevaid on neid pumpasi ja ma arvan, et kui see nagu ei tee enam oma tööd nii hästi, siis ma valin seda Mama Cozy oma, et ma võin selle teise ka alla panna, mida ma nagu mõtlen nagu teiseks variandiks võtta. Siis on selline pall, et praegu on lihtsalt seda vaieldamatu, või see on ta lemmik lihtsalt, ta kogu aeg tõmbab seda igat pidi ja see kõliseb, nii et see meeldib talle. Siis kasutan ma seda Kidsmedi inhalaatorit, et siin jällegi selline komplekt siis, kus on nagu osad ja siis seda kasutame. Ja siis kuna tal on gaasid, siis me oleme hästi palju erinevaid proovinud. Alguses siis nagu aitas see Kublatoni kasutasime kõigepealt, siis see aitas mingi, siis kasutasime ka Espumisaani, siis veel mingid Infakoli ja siis veel mingi ühte veel, aga nagu nüüd ma tulen tagasi selle Kublatoni juurde. Praegu ta on nagu niimoodi enam-vähem töötanud, mitte kõige paremini, aga vähemalt natukenegi aidanud. Siis kasutan ma ka sellist kandekotti, Tuulama, et on lihtsalt selline kandekott, millega ma siis, kui ta on nagu väga selline tujukas, siis selles ta on alati mul jäänud magama. Et on lihtsam olnud. Siis on veematt, et ma panen ühe klippi siia, et mida me kasutame kõhu peal olles, suudab ta seal nagu kauem olla ja mängida, sest seal on nagu tal midagi teha. Siis imetamised topid. Ma nagu otseselt imetamisrinnahoid ei kannu nagu vähem, et imetamistopp on see, mida ma olen kandnud, kuna praegu on nagu talveaeg, siis ei ole ka väga vahet. Nii et nagu see on aidanud mind ja see on kõige mugavam olnud. Selline küünekomplekt, et siin on nagu käärid, viil, pintsetid ja siis tangid, et kasutan siis kääre ja viili põhiliselt sellest komplektist, et see on ka üks asi, mida me siis kasutame. Mähkimisalus on ka igapäevaselt kasutuses, panen ka siia pildi
et millist me kasutame, et ostsin selle siis sealt Nord Babyst ja olen rahul sellega. Ja muidugi igapäevases kasutuses on ka veel Helinaut. Aga jah, nii, need olid siis mu, ma ei tea, mitu tükki ma siin loen siin, aga need on praegu olnud sellised lemmikud. 4 kuu jooksul oleme leidnud nende asjade puhul kõige rohkem kasutust. Ja loodan, et teile see video siis meeldis ja näeme juba järgmine kord. Tšau!